kui inimene tuleb ja tahab terveneda füüsilise haigusest, ütleme, mis igas, ma tõin nähkasve näiteks, või on tal mingi muu probleem, ütleme, põiepidamatus, mida iganes on, siis tegelikult seal taga on väga palju, ütleme, emotsionaalseid energiakogumikke. Ja kui inimene sellest ise aru ei saa, siis on tervenemine praktiliselt võimatu. Või siis on võimalik, aga sel juhul peaks siis see terapeut, kes teeb seda seanssi, selle asja tal lihtsalt ära võtma, aga energia jäävuse seaduse põhjal, kuhu see läheb, kas sulle endale, kes ära võtab, või siis tema lähedastele. Et siin tulebki käia rohkem seansse või saada ise reiki häälestus ja hakata endale tegema, sest tehes reikit, ma ütlen nüüd reikit, mitte reiki ja valgusarmastus, vaid ma ütlen seda nagu ühtselt mõlemad võtan selle ühe all, et olles selline universaalne energia on taga teadusega energia, ta liigub ise nendesse põhjustesse, isegi kui inimene ei teadusta. Aga siin tuleb see üks samm teha, kas tulla seansile või siis tulla kursusele, läbida see häälestus, initsiatsioon ja hakata iseendaga tegelema.